Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kinnisvarasõber, nädal on möödas, esmaspäev on käes, meie Raineriga stuudios ja meil on ka külaline. Et meid ajendas, tere ka minu poolt, ajendas seda saadet sedasi ette võtma mure meie inimeste pärast, et ohutuse pärast. Ja meie külaline teab sellest asjast ilmselt kõike, nii et ole hea, tutvusta ennast ise. Tere Rainer, tere Ahto. Olen Taavi Lukas ja tegelen siis kõrgtöödega ja tööohutusega viimased 24 aastat, nii et äkki oskan nõu anda, kui on häid küsimusi. No hakkame otsast pihta, et kui hull asi on meil ehitus, ehitusel tööohutusega, kas asi on nagu, ma ei tea, mis skaalal sa hindad, et kas inimesed saavad aru, et tööohutus on tähtis? Absoluutselt saavad aru, sellepärast ongi tänase päeva lõpus meil on 4 invaliidi. Läksid hommikul tööle tervena ja kella 4 on nagu 4 ennast puru kukkunud. Et nagu iga päev juhtub 4 õnnetust? Iga tööpäev, iga 2 tunni tagant on üks invaliid Eestis rohkem. Eestis. Ja seda on võimalik siis kuidagi viisi nagu, ma ei tea, ära hoida, et kas on nagu sellepärast, et neil ei olnud kiivrit peas või lihtsalt sellepärast, et nad olid, ikka juhtub? Kas ma võin su käest isikliku küsimuse küsida? No see on nagu isiklik saade, isiklikud kuulajad. Räägi mulle, Rainer, oled sa kunagi näppu lõiganud noaga? Mina olen isegi arteri noaga puru löönud. Okei, oled sa seda ainult ühe korra teinud, lõiganud näppu? Ai, näppu ma olen lõiganud korduvalt, jah? Korduvalt, mis esimene kord arusaamatuks jäi? Et millest ma aru ei saanud? Jah, et see, et on valus või sellepärast, et on veri või... Miks sa seda korduvalt teed? Äkki meeldis? Ei, ma tõesti, kui ma nüüd mõtlen, et miks ma olen seda nagu... Argument on väga lihtne, kiire oli. Kuhu? Võileivaga. Võileivaga ja peale seda sul tekkis nagu piisavalt vaba aega, et siduda, määrida, pöörata ja siis käia võib-olla õmblemas ja... No võime rääkida sellest arteri purustamisest, sest see nagu niimoodi noaga... Ära, kui inimestel läheb... See oli päris jube, purskas käest. Aga see oli ka, ega siis kui ma oleks seda ette teadnud. Ei saa, niimoodi poleks teinud. Ei, absoluutselt mitte. Ei, absoluutselt. Et see enne... Sul oli kiire. No, jah. Kuhu? No, ma ütlen, et luga, eks ju, võileib, eks. Arter, minu arust oli tegu... See on vist seda veinipudeli mingit asja lahti. et kas ehitusel on siis samamoodi, et kiire on, kas see on põhiargument? Lohakus, laiskus, õpetamatus. Minuga ei juhtu. Et hästi, ma olen ka näinud, meil on väga julgeid, mul on üks tuttav julge, kes näiteks seal kõrghoone peal ilma igasuguste, ma ei tea, kuidas see tellingute peal peab kinni panema ennast, eks ju? Ei pea, kui telling on telling, siis ei pea kinni panema ennast. No kas tema ei teegi midagi valesti, ilma kiivrita hüppab seal üleval ja ega see kiiver teda ei aita ju üleval, eks ju? Mis ei aita? No kiiver on ju selleks, et üleval kukub midagi pähe. Ta kaitseb kukkuva asja eest. Aga vaata, sinul on olemas see imekaunis pea. Nii, selle sees on sul aju. Kui see aju liigub sul 0,1 millimeetrit, siis sul on ajupõrutus. Vaata, kui sul on kiiver selle peal omakorda, siis sul on see löök vähem, sellepärast, et vaata, siin on erinevad rihmad, paelad ja siis ta summutab selle löögi ära sujuvalt igale poole, niimoodi, et sa ei saaks sellele alumsele korakat. Et ühesõnaga ma olen juba valesti mõelnud, ma praegu saan niimoodi aru, et kiiver ei ole, mina olen kogu aeg ausõna tõesti mõelnud ehitusobjektil kiiver, vaata mina käin ehitusobjektil valdavalt kinnisvara näitamas ja mitte nagu kukkumas. Tundub mõistlik. Jah, aga mõte on nagu selles, et sealt kuskilt kukub midagi pähe, ma olen aru saanud. Või sa ise kukud? Komistan ja kukun ja siis... Oled sa kunagi komistanud? Ma olen ehitusobjektil, ma olen see klient, kes on ennast jätud turvama minu juurde. Vaat ma ei teagi, et ma lähen viigipükstega ehitusobjektile, aga ma täidan nõudeid. Ehitusobjektil on, mis seal siis on vaja? Seal on selline silt peab olema. Nii sildi peal, minu silt ei ole, see on mingi üldine silt. Müüja maja. Ei. Ja nainelista. No ja see silt on ka, aga seal on see teine silt ka, et ehitusobjektil, seal on mitu pilti, tuleb kiiver pähe panna, mõtlesin, et prillid ka olid. Praegu ei tule, kiiver on mul meeles, kiiver on alati. Siis on sul ohuvest.
et Oo, kroonajuht sind ülevalt näeks. Jaa, just. Läks sinu peale midagi. Jah. Ja siis sul on sandaalid, sussid, turvajalatsid. Jah. Kui sa nagu täpselt tead, EN345, S3, S1B, S5. No mingid jalatsed. Ühesõnaga jalatsed, millel on turvanina eesotsas. Ja siis taga on see tald, et sul nael läbi läheks. Ja ometi, kui ma mäletan viimane tööõnnetus, mis juhtus, et ma olin ikkagi nagu, ma lihtsalt mõtlen nende 4 peale, siis olid need, kui sa nagu valad midagi, see on niisugune, kuidas seda kutsutakse, armatuur, jah? Metalli sees. No betooni sisse pannakse niisugune ruudustik, niisugune. Nii, ja siis ma kõndisin selle ehitusobjektil viigipükstega ja armatuuri hunnik oli. Ja siis ma niimoodi tõks, lõin jala ja viigipüksid puru. No ikka ei olnud kaitset ju. Et lolluse eest ega sa ei kaits. Ja sa ju tead ise seda, et ei ole midagi lollikindlad, lollid on väga leidlikud. Et leiavad üles selle traadipuu süsse. Üles puu minna viigipükstega. No, tegelikult tuleks võtta riietud, mis on keebelariga asjadega paremini tehtud, stretchid natukene, siirääni katki. Teiseks on olemas ka need turvajalatsid selleks, et sa mitte ainult ei ole varvas kaitstud, vaid ka kogu jalalaba pealt poolt on kaitsega. No ka sihukese korra. No jah, aga kui kallis see on, et okei, unustame need kinnisvaramaaklerid ära, võtame nüüd ehitusobjekt, kinnisvaraarendus, seal on ehitaja, eks ju. Nii, see nagu nüüd on mingid reeglid, et see seadus vist peab olema. Et sa pead ohtude eest olema kaitstud. Niimoodi, aga miks nad siis ei tee seda? Need 4 meest. Need 4 meest, no neil läks lappama, aga võib-olla oli lend neil lappama, võib-olla sõber aitas kaasa. Sõber oli lohakas, jättis tööriistad lapakada. Oled sa mõnda meest näinud, kes on reha peal astunud? Jaa. Suure tõenäosusega ei olnud tema see, kes selle reha sinna puurida taha pani. Sõber pani ja voila, saad teada, et sõber pani reha sulle sinna. Sõber aitas kaasa. No aga siis on järsku paratamatus, et nagu nii nagu läheb. Ma võin ütelda, et Tšiilis on palju hullem. Peaksime rõõmsad ole vastasele. Absoluutselt. Kui me võrdleme Eestit ja Tšiilit, siis Tšiilis saab nagu ikkagi 20 inimest surma. Meil saab vähem. Aga Tšiilis on rohkem inimesi ka. See on 100 000 elaniku kohta. See Meil on 14 kokku 600 000 peale, aga seal saab nagu 100 000 peale, saab nagu 20. Kui ma nüüd mäletan õigesti statistikat. Aga kuidas meie statistika on, läheb see paremaks aastatega või sa ise arvad? Rahvaarv väheneb, no seadused lähevad lahjemaks. No, tema rääkis, et tal oli tööõnnetus. Oli see sul tööülesanne, et sa tõldasid ringi? Jalutasid kliendiga ehitusobjekti peal, oli see sul tööülesanne? Ma ehitasin korterit. Siis oli see tööõnnetus, sa tegid seda tööandja hüvats. Siis sul oli, kui sa küsid statistika koha pealt, siis ma võin sul ütelda, et statistika on hea lihtne asi. Oled sa kunagi koolis käinud? Ma mäletan selle fööra. Aga küsimus on nüüd see, et kui sa käisid seal, kas sul õpetati ka statistikat? Vist. Ülikoolis õpetati mulle statistikat. Ja mida teile õpetati seal? Andmeanalüüsi ma mäletan, see oli statistikaga seotud. Nii, aga millega ta algas see? Oi, ära nüüd, ma olen ikkagi, ma ei mäleta. No vot, minul algas sellega, et tuli lektor klassi ette, siis ütleme kursuse ette, et pidage meeles, on 3 liitu valesid. Valed, vallatud valed ja statistika. Selles mõttes, no jah, see on nagu omete. Aga ei no jah, aga ikkagi nagu see statistika, mille kohta Ahta küsib, et need on nagu need numbrid, mis on ju päriselt teada, need 4 meest. See on statistiline. Aga tegelikult on väga palju inimesi, kes lähevad nagu kiirabisse ja ütlevad, et mul on tööandja riided seljas ja et lihtsalt mugavalt olin praegu tööandja riietega. Kiirabiga. Tal ei olnud tööülesannet. Ta kukkus nagu hästi kõrgelt alla ehitusobjekti peal, ta ütleb, et ma ei teinud tööd, ma olin tööotsija. No jah, mingid maksud ja. Et me tegelikkuses ei tea, et tegelikult on nagu siis mure on nagu pigem ikkagi nagu suur. Ma arvan, et see on väga suur. Meil on 600 000 ja kui me, neid, kes on töövõimelised. Ütleme niimoodi, et kui nüüd võtame nüüd 4 invaliidi ära iga päev, siis on 1000 tükki nagu aasta peab põhimõtteliselt. Aga põhimõtteliselt iga ehitaja peaks siis nagu olema nagu, kui sa koolituse läbinud, eks ju? Jah. Aga tegelikult ei ole. Tegelikult
Tegelikult on siukene asi, et me õpetame igapäevaselt inimesi nagu kukkumiskaitses kõrgustes töötama. Ja väga tihti on see, et me küsime, et lugupeetud härrad, te tulite praegu just kõrgtööde koolitusele, te ei ole ju varem kunagi kõrgustes käinud. Mõned mehed ütlevad ainult 30 aastat. Ja nüüd nad said esimese koolituse. Ei oma tähtsust, kui suur on see ettevõte, on see väike või suur või on see nüüd Tallinnas või on see Narvas või on see Tapa-Kohilas on. Samasugused. Mu isiklik rekord on see, et mees tuli meie koolitusele, päeva lõpus ütles, et tead, sa oled nii noor, ma ütlesin, ma tänan komplimendi eest, aga tead, kui ma lõpetasin tehnikumi ära, tulin ma siia firmasse tööle, ma läksin siia pensionile, ma kasvatasin aasta otsa mesilahi, mul kodus hakkas naisest kopp ette tulema, ma tulin tööle tagasi. Seda see esimese koolituse kõrgtööli koha pealt. Ja ta iga päev ronib. See eelnev aeg ka. Aga miks nad ei tule siis nagu? Selles mõttes, et mina mõtlen küll, et mina vaatan nagu nii-öelda kinnisvara, mis meil on, vahepeal mõned majad, mis me müüme või neid ju ka ehitatakse ja see ei ole väga hea reklaam ehitusobjektile, kui seal keegi surma saab. Miks nad arvavad, et ma tean ise ju? Jah, mis see point? Mis ma ikka lähen siin? Või hoiab raha kokku? Nad hoiavad raha kokku. Ja. See on nagu üks asi, aga nad ei mõtle selle peale, et sul on väga raske müüa maja, kus sa ütled, et selle kollase maja juures on meil laip. Ja minu jaoks, kui keegi surma saab, see on kohutavalt halb. See ei mõju sinu nagu kinnisvaraärile vist hästi. Ei, see mõjub alles. Maja on nagu suhteliselt lootusetu sinna müüa midagi, oled nõus? Ei üks kuidagi vaibub ära ja puhub ära, aga kehvemaks see laip olukorda kindlasti muudab. Just. Et... nimetame asju õigete nimedega, meil ei ole see midagi ilustada. See jätab, ma tean tegelikult, on mõningad ju ka tööohutusteemalised täitsa avalikusse jõudnud juhtumid nagu Tallinnast, kus on siis objektidel alati kui midagi juhtub, siis selgub, et tegelikult ei olnud asjad korras. Aga mitte enne. Ei, enne oli ikka asjad väga hästi. Aga miks see nii on siis? Või mina tahaks küll, et nagu seal, mis mina siis nagu müün või minu kliendile, et ta tahaks kindel olla, mida ma siis selle võtan endale ehitajad, ütleme, meil saate teema, mis ma siis küsin nende käest, kas sa käisid Taavi juures koolitusel? Sa võid ka seda küsida. Väga paljud tulevad meile sellepärast, et nende kliendid ei luba neid enam territooriumile, kui nad ei ole minu juures koolituse teinud. Nad isegi ütle mitte, et mul peab olema, või et nende teenuse pakkujal peab olema koolitus. Nad ütlevad, et me ei aktsepteeri ühtegi teist. Mul näiteks üleeile oli terve karineid, ma ei tea, kas ma võin nüüd siin praegu teha reklaami, aga Utilitase elektrijaam ütles, et nad on ülirahul mu koolitusega. Ma ütlesin, et homme tuleb Avaskuul, see teeb meile teenust. Nüüd me teame, miks ta ütles, et miks ta tuleb siia. Tuli Alaskuulis küsisin, et kuidas meid on, kes on Tartust, kes tuli Tallinnast, kes tuli Rakverest. Küsin, Rakvere, kuidas Jeltvenis on? Ära ütle. Ja see ongi see, et meie kliendid ütlevad, et nende teenuse pakkujad peab tulema meie juurde. Nagu päriselt. Aga klient on see, kes nõuab mitte mingi seadus või politsei või... Seadus nõuab. Nii, aga kuidas see siis võimalik on? Aga seadus ütleb seda, et tuleb teha koolitus. Seadusesse on öeldud, et inimene peab olema koolitatud, aga kuidas moodi? Eesti Vabariigi seadusi. Sa võid olla läbinud teooria, sa võid olla läbinud praktika, sa võid olla läbinud selle lugenud paberi, kirjutan allkirja ja ongi või lahti. Aga see on see mingi töökaitse, mingisugune raamat, kui seda vaja kaitsta. On mingi almanah või ole? Täna hetkel on niisugune kaart, kuhu kohta kirjutati ees perekonna nimi, alla kirjutati need töövahendid on tal selgeks tehtud, need tööd on tal selgeks tehtud. Ja siis vastavalt sellele paned allkirja alla, et sul läbisid veerand tunni või poole tunniga kõrgtööde koolitus. Me teeme seda päevas. Aga kõrgtööd, kõrge maja, ühekordne maja. Seal ei ole kõrgtööde koolitust või? Vaata, kui ma siia stuudiosse tulin, siis ma nägin poolel teel ühte redelit. Kui sa kasutad redelit, siis sa pead saama redeli kasutamise kohta koolituse. Tundub loogiline. Sina kui tark inimene oled ju läbinud mobiiltelefoni kasutamise koolituse elementaarne, sellepärast, et see on su töövahend. Mobiiltelefoni kasutamise koolitus. Mis sa arvad, palju sa tegelikult kasutad mobiiltelefoni rakendustes? 2%? Kas sina oled läbinud mobiiltelefoni
kasutamise kooli. ise tegin endale kooli. Ei, no vaata, ma praegu ei saa aru, kas Taavi teeb minuga nalja. Või mina tegelikult, või see on nagu, et kas sa oled läbinud televiisori vaatamise koolituse, kas sama tasu ülesandeks on televiisori vaatamine, siis sa peaksid ka selle läbima. Et sa tead, kui lähedal sa vaatad sellele. Nii. Või näiteks mobiiltelefoni puhul, mis sa arvad, kas laadimisega võib tekkida mingi jama? Ei, no igal pool võib mingi jama tekkida. Aga tööandja peab kaitsma sellega, et ta teab, kuhu kohta inimene paneb oma telefoni. Et sa näiteks ei ütle, et aga ma arvasin, et kamina peal võib ta olla või gaasipliidi kõrval võib ta sul olla ja juhe see, et seal on 3 sõlme ja 2 koha pealt on nagu MacGyveri teibiga parandatud, et see on nagu tema arvates okko. Sina tead, ei, see ei ole okko. Sul peavad olema nagu perfektne laadimine, sellest kulge pauk, sest on see, et sinu tööline saab haige. Hästi, aga tegelikult, oota, sa nüüd ütled, et kontori inimeste koolitus tuleks ka teha. See on töö, kuidas sa nimetaks? Tööohutus, töökaitse. See tööd ei ole väga kaitsta, ütleme uuesti. Ma ei tea, mis see tööohutus. Tervishoiu tööohutuse eest tuleb kõikide ohtudega, mis sul on. Näiteks see, et inimene lösutaks. Sina ju kunagi lösutad. Ei. No just, aga vaata mõni su tööline kiigub oma selle tooliga niimoodi näljas. No, siis sa ütled, et kuule, sorry, sõbrakene, et see tool ei ole mõeldud kikkumise jaoks. Sest kui sa selili kukub, siis sul on jälle jama. Sa ei keelanud ära temal selle kiikub. Hästi, nüüd sellest kõrgtööde värgist, sellest ma saan nagu aru. Oled sa kindel? No mitte päris, aga nüüd, kui sa võtad nagu, et kuidagi nagu tundub, et kui kaugele me nagu saame nii-öelda minna selle, inimene võiks ise ka ju midagi nagu teada. Kui tulevad kindlustused, hüvitised, kompensatsioonid, siis mees, kes rääkis sinuga nagu muidu sinu emakeeles, sai aru. Aga siis ta tuleb meelde, et tema passil kirjutatud, et ta on lätlane, siis ta ütleb, et tundub, et see maailm on nagu hirmus koht, aga räägime praktilist vaatast, võtame ikka need ehitajad, eks ole, et ehitusel enamik ehitajad siis tegelikult ei ole kuidagi viisid päriselt koolitatud, sest see ei ole tegelikult nõutav, kas ma saan õigesti aru? Nõutud on. Aga nõutav on see mingi lause või mis sa ütles? Ei, nõutud on, et inimene peab olema koolitatud. Kuidas muidu koolitus läbi viiakse, kui pika, kelle poolt ei ole nõutud. Ja kui inimene paneb allkirja alla, siis ta ütleb, et ma teen täpselt nii, nagu koolitus on tehtud. Mäletad kunagi, kui me sinuga olime veel noored? Me läksime tööle, meil anti siuke klots laua peale, kus oli tööohutusalased dokumentatsioonid ja keerasid ette. Kas sa lugesid selle mapi läbi? Ei, lõpus oli see allkirja koht minu arust ei olnud. Jah, aga see oli tõstetud ette ära, et sa peaks hakkama väga totti. Just. Sa võid allkirja ära ja poole tunniga oli sul see mapp läbi töötatud, on ju? No mis siis teha? No selles mõttes, et ma saangi aru, et ega see ju ei lahenda, see mapp oli, eks ju, et see, et me teame, et meil on justkui terve hunnik inimesi, jookseb ehitusobjektidel ringi ja just pommi otsas istume, eks. Justkui. Aga mis sa arvad, kes teil istub? Et kas see tööandja või kõik kannatavad, kui keegi surma saab ja palju inimesi saab. Nii, tegelikult vastutab tööohutuse eest ehitusobjekti oma. Ehk siis see, kelle see maa-ala kuulub. Tema peab kontrollinud, seal asjad on okko, kui teeb ehitustöö. Oot, nüüd on jõuame sinuni, et kui Ahto on palganud endale, on ostnud näiteks korteri. Ja seal on mingi mees, kes teeb remonti ja tal on isegi tööleping taga või töövõtuleping. Nii, ja nüüd selle mehega lööb naela kätt. Naela püssiga. Mis nüüd saad, kui ta on tark? Mis Ahtos saab? Ahto on objekti omanik. Vaata, kui tema peab küsima, et tule sorry sõbrakene, et esiteks on meil keelatud selle masinaga töötamine, kus sa selle söö kätte said. Kui on nagu võetud see, et ta teeb kui on võetud töölepinguga, siis on see asi, et kõigi asjade eest vastutab Ahto. All on see, et töövahend on sinu poolt organiseeritud, talle sellega teeb ja toimetab, sa oled veendunud, et see masin on korras, sa teed talle süsteemselt kontrolli ja kui sa ei oska ise, siis sa viid ta hooldusesse, lased selle kellegi teisele ära hooldada kontrollida. Kui see nüüd on töövõtuleping, siis on see, et ühesõnaga sa tegid kellegiga lepingu ja tema saadab mingisugused mehed sinna kohal. Nii. Ja kui see nüüd on käsundusleping, siis sa tead, et see mees teeb sul selle töö selle ära. Aga kui temaga midagi juhtub, siis tegelikult vastutad sina kogu selle jama eest. Aga kui ma võtan ettevõtte? Nii. OÜ, jaa. Kui sina võtad sinna OÜ, siis see, kui me võtame tervise- ja tööohutuse nõuded ehituses, siis tegelikult sa võid delegeerida ükstaspuha kui palju
siis selle viimase FIE, kui midagi juhtub, on ju, siis tullakse riburada sinu juurde või küsitakse, et kuulge teate, et see FIE saatis mingi asja korda, siis kas näiteks sul on mõni äkki maja peal on katus, FIE läheks ülesse, viskas lund alla ja keegi mööda minija sai pihta. Sina vastutad. Ikka, jaa. Oot, kui aru. kuidas sa aru saad, sul on see FIE seal katusel, lume jääpurik FIE-t kunagi isegi näinud. ja keegi saab surma, kas tema läheb vangi? Kuni selleni. Sest, et tema poolt on see asi lappama läinud. Sa vahet on, kas kukub lumi või kukub porsta. Ei no, surmas on küsimus. Lihtsalt ma mõtlen seda, et kui see on üks hooletus, eks ole, siis nii. Aga sina, kas kinnisvara omamine Eestis on kohustus? Ei, no see on loodetavasti võimalus, aga... See on võimalus. Aga kui sul see võimalus tekib, sul tekib terve hunnik kohustus. Kahjuks küll. Ja üks nendest on see, et sa pead olema veendunud, et sinu maja ei lakune ära. Kui see hakkab lagunema, siis sa pead tekitama sinna ohuala niimoodi, et keegi sattu sinna ohu sisse. Ehk siis, kui sul mingisugune lippede asi seal tilgub, liigub, viimaveren näiteks või midagi veel hullemata, siis sa paned sinna nii suure ohuala, et sa oled veendunud, et see ei saa mitte kellelegi pihta. Takistad inimestel sinna juurde mineku. Jääpurikad sama teema. Täpselt sõnu. Juhist esimeheks ei tasu kunagi hakata. Ei, no vahet pole, sa oled 1/60 õnnelikust selle maja elanikust ja sinu taskust läheb siis see kompensatsioon. 1/60, et kõik 60 käib valda. Aga nõme, kui see on sinule väga lähedane isik. Ei no nõme on see, kui keegi, ma saan aru, et surma saab või mingi õnnetus juhtub, aga no selle mõtte järgi tuleks siis kõik inimesi, kes siin ühiskonnas üldse ringi patseerivad, nagu koolitada justkui. Vaata, meil oli siuke väljend kunagi nagu talupoemõistus. Jah, see on nüüd tänaseks muudetud. Kellel on parim advokaat, see võidab. No jah, see on küll päris loogiline. Ei, selles mõttes mõneti on ju päris hirmutav see, kui näiteks, ütleme siin väga paljud meie nagu kuulajad ehitavad maja, ma tean, see on mitut. Kohe. Ja ehitavad maja, ma tean kohe, et kallis maja ehitaja ja mina tean. ma ei ütle su nime, aga su nimi algab A täheg. Ja nüüd mina tean, et need mehed, kelle sa oled sinna võtnud, no tegelikult ma ei tea, võib-olla on ta käinud see juures koolitusel, aga võib-olla ei ole, eks ju, et päris hirmus tundub see, et keegi võttis, ma ei tea, poja kaasa ehitusele ja see poeg siis nagu, temaga juhtub midagi ja sealt kõps vastutab, et sa ei saa nagu kedagi usaldada siis selles maailmast. Sa võid delegeerida 10 korda, aga lõppkokkuvõttes vastutuse sul. Kui sa võtad selle seadusesse, see kirjutab, et ühesõnaga kogu selle asjade ühesõnaga delegeerimine asi ei vastuta maja omaniku ehitusettevõtte tagajärgede eest. Ehk siis maja omanik vastutab, ehk siis territooriumi omanik 1/60 õnnelikust vastutab. Aga päris juhu. Aga kui sa hakkad nagu renoveerima maja, võtad ehitusfirma, siis sa teed ehitusfirmaga lepingu, et sina nüüd võtad vastutuse, sest sina seal ehitad. Ja võib niimoodi teha. Absoluutselt, sa pead selle võtma. Kuna sa ise nagu ehitusest ei tea. midagi ise ei ole. Aavis pole ka midagi kuulnud. Nii, aga nüüd on siukene asi, et kui seal toimuvad ohtlikud tööd, kõrgus on ohtlik. Jah. Elekter on ohtlik. Jah. Sügavad kohad on ohtlikud. Jah. Rasked asjad on ohtlikud. Jah. Valguse puudumine on ohtlik. Jah. Ütle mulle, on sul mõni ehitusobjekt, kus ei ole neid 5 raskust ohtu? Ei ole. Järelikult sul tuleb teha tööohutusplaan, kes kuna hakkab pimedas töötama, millised raskused ta seal pimedas tassib, kuidas sa nende raskuste pimedas tassimise eest selle inimest püüad kaitsta, paned lambid põlema, teed talle tee puhtaks ja kõik muud asjad, paned sinna kirja ja paned ka vastutaja sinna. Nii. Ja nüüd tuleb välja, et ühesõnaga inimene kukkus. Siis tuleb vaadata vastutaja otsa, kuuled, tead, et aga need lambid pidid olema nii suured, et nad näitavad valgust. Sa panid seasilma sinna. No siis ongi see, et sina küll delegeerisid, leidsid kellegi, kes selle dokumentatsiooni kokku tegi. Kui sul on natuke rohkem raha ja kui sa ise ei tee selle dokumentatsiooni, siis on see, et sul on olemas ehitusobjekti peal koordinaator ja koordinaator koordineeribki tööohutust ehitusplatsi peal. On lihtne, on ju? No võt, ühesõnaga sa määrad kellegi ja kui sa olla nagu vähe suurem plats, no siis sa võid sinna 2 või 4 või 10 siuke spetsialisti määrata. Aga teeme selle juures väike probleem. Nii. Selleks koordinaatoriks saab inimene, kellel on 3-aastane ehitusalane praktiline tegevuse kogemus. Rahumäe kalmistul 3 aastat auku visanud, see on ehitustöö. Okei. Nii, las ta sobib. Oota.
kui ta on 3 aasta praktilise kogemusega, siis talle tuleb tõmmata 8 tundi koolitust. Mis sa arvad, palju ta teab kraanadest peale seda? Peale koolitust. Jah, 8-tunnine koolitus. No ikka peaks teadma ju. Absoluutselt. Palju ta teab esmaabist? Kõike. Absoluutselt. Autoparkimisest. Ja. Toitlustusest. Ja. 8 tunniga jõuab palju. Absoluutselt. Jõuab palju. Siis ühesõnaga tööpäeva pikkustest, Ja. liimast, kõrgtöödest, värvi kuivamisest. Ikka. Absoluutselt, ta ju teab kõike. Ja ta ongi jumal peale 8 tundist koolitust. No näe. Tema paneb paika, kuna kraana pannakse, millise temperatuuriga inimesed on väljas, kus kohas on joogivesi, kui palju on tulekustuteid, kurgu kohta toimub evakuatsioon ja sul on nii pädev inimene. Aga kui ta ei ole nagu nii pädev, kui ta ei suuda suhestuda täna hetkel poole seltskonnaga, kes meil ehitusplatsi peal on, mis pärast? Keelebarjäär näiteks. Noh, siis ta mõtleb, et aga keegi ei näe, ma teen selle iganädalase ehitusplatsi kontrolli, teen siin soojakas ruttu ära, linnuke ja allkirja alla. Keegi näinud, tehtud ja paneb kordat äkki. Linnuke tehtud, sinu käest on raha kätte saadud, kontroll on tehtud, kõik väga hästi. Ta ei suuda ju poolte seltskonnaga seda suhestuda. Ta ei suuda seletada, et kuule, sorry sõbrakene, mulle tundub, et sul kiiver, mis sul peas on sul endal värvitud roheliseks. Ei tohi ise värvida. Praegu, korra, vaata, meil on esmaspäevati on eetris, et ärge reede õhtul küll vaadake õudusjuttude rubriik, et kui sa oled kinnisvaraarendaja, ehitaja või ehitad oma kodu, mõtle enne hoolega, mõtle hoolega järgi, et kas Taavi suudab siit kaitsta. Et selles mõttes, et ega siis isegi, kui inimesed käivad kõik koolitusel ära, ikka on jama, mul jääb selline tunne. Ei ole tegelikult. Ütle midagi lohutavat. Ma annan sulle väga lohutav asja. Ma näen sind natuke mureliku näoga praegu hetkel, aga ma teen sulle tuju palju paremaks. Kui sa räägid seda, et kõigile asjadele inimestele teha nagu koolitus, tundub väga hea mõte, on ju? Tundub kohutav mõte. Kohutav mõte, raha raiskamine, on ju? Ja ikka lõikad see näpp, on ju, see on nagu üks väide. Aga tegelikult võtame nagu palju lihtsama näite, mis nagu tavainimest nagu äkki nagu lihtsamalt paneb asja pildi kokku. Sul on autojuhiload. Ja. Sinul? Ikka, jah. Ikka ka. Sa oled täna sõitma autoga? Jah. Väga hea, mina. Ka sina. Nüüd olete te kunagi sõitnud autoga juhi istunud? Nagu istunud või? Ja istunud ja sõitnud suisa. Juhtinud seda. Ikka jah, muidugi. Juhtaval kohal. On teil mõnikord juhtunud ja siuke tunne tekkinud, et teise pool klaasi inimesed ei ole normaalsed? Ega juhti eriti teistes autodes. Eriti jalgratturid oli. Ja need, kes sõidavad ja need ka, kes kiiresti sõidavad. Ja üldse. Need, kes ees on ja need, kes kõrval on. Ja taga ka. Ülejäänud on okei. Ja need, kes selle taha jäävad, need on nagu normaalsed. Kui nad just ei piibita ja tuledega ei mängi, siis nad tunduvad juba täitsa normaalsed tegelased. Et ühesõnaga, nad on tegelikult samamoodi saanud juhiload, läbinud eksami, käinud koolis, koolitusel riiklikus süsteemis on tehtud talle nagu aksepteeritud tema teadmised. Just. Ja siis sulle tundub, et kus sina endale juhiload said. Just. No võt, ja kui me teeme nüüd tööohutuse koha pealt, et sa võid nagu inimesi saata koolitusele, kus tehakse nagu päriselt koolitusi või sulle tehakse koolitus läbi Zoomi. Ma olen saanud tellingu ehitamise koolituse, mis kestis tund ja 40 minutit ja mul on olemas sertifikaat, et ma võin ehitada 9 meetri kõrguseid tellinguid. Vaatasid filmi ja... Ma vaatasin 3 multikat ja selle tund 40 hulgas oli ka test. No jah, aga ütleb, et 90% peale see ikkagi nagu saab, eks. Ma saan aru, et täiuslikkust pole nagu auto juhtimises, eks, et õnnetused ikka juhtuvad. See on parem, see on see mõte, jah. Et liikluses, aga siis, ma ei tea, paneme siis mingi positiivse noodi kokku või? Midagi halba enam ei tuleks. Koolitusel ära kõigepealt. Ei, mina ehitaja peab käima, mina ei pea. Aga sina pead aru saama, et nad teevad valesti. Kui sina sellest aru ei saa, ma võin näidata sulle terve hunnikut pilte ja sa ütled, et kõik on juba kokku. Siis mõtlen, aga palun vaata seda detaili, sa ootad, kuule on natukene jama, aga sellega on ka jama. Ja lõpuks sa ütled, et ma ütlen sulle, et Tähtvere tänava, milles olev telling on
mis mitte telling, vaid on massihävitusrelv. No see oli hea näide praegu. Ja, et see oli ajalooline, aga jätame selle et võtame, et see on, kes tahab küsib, eks ju. Et võtame kokku selle teema peale. Esiteks, et me oleme see info minu jaoks on see, et ikkagi omanik vastutab, et kui midagi juhtub, et kui sa võtad isegi firma asju tegema seal, siis veendu, et ta oleks saanud normaalse koolituse. Jah, nagu päriselt. Päris koolituse. Ja et nemad võtaks vastutada. Sa saad enda küljest nagu ära lükata. Sa saad, aga sulle jääb kontrollikohustus. Jah, kontrollikohustus, jah. Aga sa pead aru saama, mida sa tegelikult näed. See ongi väga tihti, et inimesed peavad asja käima ka. Oleks mõistlik. Härra Maurus on alati kodus raha tuuakse, nii et no jah, teine asi on see, et meil on ikkagi ohutu Kutsiilis. Jah. See on positiivne ikkagi, meil on natukene parem kui kuskil mujal. Oluliselt parem kui Tšiilis. No näed. Oluliselt parem. Ja mis see 3. tähtis? 600 000 töövõimelist. Ei, see ei ole mingeid, mis sa sest saates? Mina ei teadnud. Nüüd ma sain teada. See on positiivne, nii palju veel. Aga kukkumiskaitse? Kukkumiskaitse.ee või? Kukkumiskaitse.ee, jah. Just selline koht, sealt saab vaadata. Ja, pange veisi, kirjutage kukkumiskaitse, tulge külla meile, saate, meil on selline kallid konkurent, kes ütleb, tulge kohvi jooma. Meilt saate nagu seda, et te lähete õhtul poole. Meil on esimene staik koolitlus, et mis on tänase päeva eesmärk? Nagu päriselt. Mõni ütleb, et ülemus oleks rahul ja mõni ütleb, et saaks õhtu tunnistuse ja mõni ütleb, et me peame siin istuma. Erinevad põhjused on inimestel. Siis ma ütlen, et teate, et tegelikult enamasti 99%, võib-olla natuke vähem, ütleme 97% meie klientidest on meesterahvad. Siis me ütleme, et aga teil on tehtud kodus lapsed. Mis te arvate, kas need, vabandust väljendusest, aga need minionid, mis te arvate, kas need minionid ootavad teid või ei oota? Ma arvan, et ootavad. Ma ütlesin, et tänase päeva eesmärk on mitte see, et saate minu käest talongi, et te võite nüüd nagu minna, vaid see, et te lähete iga nagu päris. Me teeme oma koolitust nii hooguni, me jääme rahul, mitte see, et kell on 5 ja lõpetame ära, aitab. Meil on parimad poisid enda õhtul kell 10 ära. Hommikul tulid, 12 tundi meeres koolitus saada ei ole probleem. Ühesõnaga, üks veel kokkuvõttav lause siia. Kukkumiskaitse on äärmiselt lahe logo. Jah. Aitäh. Olen tea, tuleks pusma piilda. Otsige ise internetis või tänaval. Kohale saate endale pusasid ja kõik asju, kus logod peal. Väga äge. Järgmine esmaspäev uued jutud. Ja aitäh tulemast. Aitäh, et julgesite kutsuda. Aitäh. Minge nüüd liiklusesse. Nüüd lähme liiklusesse. Aha. Kinnisvara minutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.